Äkki peaks nendele lähenema hüpates teed, siis nad arvavad, et me oleme ka kängurud. Hea mõte ju. Nimeta mõni Austraalia loom. Panda. Jätkuvalt televaatajate poolt palavalt armastatud, aga ka ekspertide poolt hinnatud on Teet Margna ja Kristjan Jõekalda. Sel korral on nemad EFTAL nomineeritud parima saatejuhi troonile. Konkurentsi siinkohal pakub ka Karl-Erik Taukar, su nägu kõlab tuttavalt saatejuhi rollis. Mikk Saar oli see, kujutate ette? On nii mitmeid tegijaid, kes olid mitmes kategoorias nomineeritud. Kas see on ka märk sellest, et teeme õiget ja head asja? Ma tahaks väga loota, eks üks asi on olla muidugi nomineeritud, teine asi on see, kuidas auväärne žürii neid auhindu nüüd laiali jagab, see selgub aprilli lõpus. Aga jah, nagu ma siin ka eelnevalt ütlesin, et mingis mõttes on meie auhind juba kätte saadud selle eelmise teleaasta eest, ehk mis saab olla meile suurem auhind kui publiku televaatajate tähelepanu ja armastus ja tõesti TV3 eelmisel aastal oma turuosa tuntavalt jõuliselt kasvatas ja ma arvan, et see on ühe telekanali jaoks kõige parem auhind ja nüüd jääb loota ja pöialt hoida siis ka kõigile nendele eraldi võetud nii inimestele kui saadetele, kes on nomineeritud. 3 kategoorias on nomineeritud Roald Johanson, kes asus TV3 teleekraani vallutama eelmisel aastal. Nende nominatsioonide auhindadega on alati nii, et südame alt teeb soojaks loomulikult, kui sinu tööd tähele pannakse ja märgatakse. Ma arvan, et see vanglasari, eks ole, millest me praegu räägime, on unikaalne materjal Eesti telemaastikul, Eesti teleajaloos. Et siin ma ei ole lõpuni objektiivne, kuna ma ise selle ekraanile tõin ja tegin, aga siiski sellist asja ei ole varem tehtud. Lisaks siis aasta uue tulijana tema juhitud Floor valluta võidupõrand, mis oli üks TV3 sügisooja absoluutseid hitte, väga menukas, eriti nooremate vaatajate hulgas. Nii et jah, Roaldi tulek või liitumine meie rockbändiga on selles mõttes olnud küll nagu hiti järele. Sel aastal osaleb esimest korda EFTAL enda sisuga ka Go3. Ja kuna sisu, mida luuakse, on nii hea, on nii mitmeski kategoorias nominatsioonid kirjas. Esirinnas on Go3-s otse loomulikult tõsielusaated. Kindlasti need on väga armastatud, me vaatame vaatamisnumbrite järgi ka, et Eesti inimestele meeldib tõsielusaateid vaadata, aga kindlasti mida Malluka eestvedamisel on kõige armastatum Eesti tõsielusaade üldse. Meil on rekordilised numbrid juba enne seda näidanud, et nüüd vaatame, kuidas need ka siis EFTAL ennast tõestavad. Filmitegijatest nominatsioonide nimekirjas ikka ja jälle silma paistsid näiteks Frank, Pikad paberid, Must auk ja Torn. Tulles aga tagasi telemaailma, siis järjekordselt märgatud ja nomineeritud on ka Taavi Libe. Üllatus ja väga hea tunne on. Kuigi jah, nii kaua kui me märgatud Eestis saadet teinud oleme, siis vähemalt ühe nominatsiooni oleme igal aastal saanud. Nii et järelikult heal tasemel endiselt. Nominatsioon on üks, aga võit muidugi teine. Kui suur see ootus siis on, et see võit koju tuleks? 0, kui päris aus olla. Ma ei tea, need päevakaja ja igasugused publitsistika saadete kategooriad on alati sellised, et esiteks on väga karmid konkurendid ja teiseks mulle endiselt meeldib, et märgatud Eestis on natukene ikkagi selline žanriväline saade, mida võib-olla selline peenema maitsega žürii ei taha väga hinnata ja väga hea, kui ei taha, sellepärast, et kui nad ei hinda, siis järelikult on piisavalt terav ja piisavalt ebamugav. Kui väga palju auhindu saaks, siis peaks mõtlema selle peale, et oleme liiga pehmeks muutunud. Eesti filmi- ja teleauhinnad jagatakse parimatele 24. aprillil.